Teate, ma olen mures. Ma olen Kristi Loigo pärast mures. Mul on selline tunne, et midagi on ikka kapitaalselt korrast ära, sest mulle meenub üks selline teooria oli J.K. Rowlingu kohta kunagi, et levis üks pilt, kuidas mis ta andis vist mingid intervjuud ja siis oli pilt temast, kuidas ta on oma kodus ja siis kahtlustatakse seda või kahtlustati, et tema koduseinte peal elab black mold ehk siis must hallitus ja pikaaegne selline hallitusega koos olemine on tekitanud talle ajukahjustuse ja ma ei tea, äkki on mingid lähikondlased Kristil, kes on nõus ma ei tea, minema kontrollima, kas tal on kõik hästi, et lihtsalt miks ma seda nagu tahan, et inimesed teeks, on see, et ma olen siiralt mures, sest et minu arvates see inimene kirjutab reaalsust ümber. Ja ma lihtsalt tahaks olla kindel, et temaga on kõik korras ja see jutt, mis ta räägib, et ta teeb seda teadlikult, mitte mingisugune ei sunni teda seda kõike kirjutama, eks ole. Aga enne kui ma selle jutuga edasi lähen, ma annan teile konteksti ka. 8. veebruaril 2022 kirjutasin ma avaliku kirja Kristi Loigole, kuna tema selline silmakirjalik käitumine, vale narratiivide pushimine, see lihtsalt tüütas mind ära. Ja minu teema püstituse korjas üles Õhtuleht ja küsiti ka Kristi Loigolt kommentaari. Ja ma ei tea, kas tal juhtus siis midagi, igal juhul sisulise kommentaare sealt ei tulnud. Ta lihtsalt tõstatas küsimuse, et kes see Märt Koik üldse on. Selles mõttes ta ka ütles seda, et artikkel oli kirjutatud igavalt ja see oli sisu tühi. Aga ta ütles ka seda, et ei lugenud seda. Need kaks asja ei saa korraga tõesed väited olla, aga kuna ma olin meediast tegelikult Loigo esinemisi näinud ka, siis ega ma tegelikult ei olnud väga üllatunud, ma olin pettunud küll jah, selles mõttes, et ma jäin nagu ikkagi lootma mingisugusele mõttepuhangule. Aga teate, eks vihm naljalt ei hakka sadamaalt üles. Ma olen tema vastust nüüd mõned korrad tegelikult ikkagi nagu kommenteerinud avalikult oma striimides näiteks ja avaldanud seda sama nördimust, et inimene nagu ei ole dialoogiks avatud. Ja see on kõik, see on kogu meie interaktsiooni ulatus tegelikult. Edasi olen ma tegelenud oma asjadega ja siis järsku ligi 3 aastat hiljem loen ma mingisugust väga kahtlase väärtusega belletristikat selle kohta, kuidas mina ennast ilmselt tundsin. Rääkimata sellest, et kogu meie vaheline interaktsioon on tegelikult keeratud ikkagi äraspidiseks. Nimelt võttis siis Kristi Loigo ühes Facebooki lõimes sõna ja tegi seda niiviisi. Mina astusin koroona ajal Koikile varba peale. Saatis mulle avaliku kirja, mille Õhtuleht üles korjas ning mina kommenteerisin vaid, et kes on Märt Koik. Ja tegelane sai nii pihta, et ilmselt nädal aega valas krokodillipisaraid, selles ka võib-olla paistes punnis silmad. Nagu näha all olevas videoklipis, siis tüübid panid puusse, puuks on neil endil varsti. Ja siis on link ühele TikToki videole. Nüüd, kui Kristi Loigo tahab endale võtta seda au, et tema on mulle varba peale astunud, siis ma tulen talle vastu. Võtame hoopis selle asja niipidi, et tema tolleaegna selline silmakirjalik käitumine ja üliemotsionaalsed postitused, et need hakkasid mulle närvidele käima, siis ma kirjutasin avaliku kirja, et see on see, millega ta mulle justkui nagu varba peale astus, et ma nagu selle kirja kirjutasin, siis selle ma võtan omaks. Ja, ütleme, et astuski varba peale. Jah, mul hakkas närvidele käima ja ma kirjutasin kirja. Ja. Aga see, et peale selle kirja kirjutamist, see, et ta küsis, et kes see Märt Koik on, sorry, no see on küll asi, millest mul on ikka täiesti pohhui. Kui keegi sind kritiseerib, siis selle inimese staatus või see, kui tuntud see inimene on, et see ei ole alati niivõrd oluline, eriti siis, kui kriitika toob esile mingisugused elementaarsed puudujäägid inimese avaliku käitumise koherentsuses. Ma toon selle kohta varsti ka näite. Jah, ma olin natukene üllatunud, et Kristi ütles, et ta ei tea, kes ma olen, sest et tema oli see, kes mind Facebookis sõbraks lisas. Aga teisalt ma ei ole ka mingi A-klassi või B-klassi või C-klassi kuulsus, ma olen seal kuskil Z-klassis, kuskil seal peidus, et Kristi unustas mind ära, aga see on jumal okei, sest et minu tuntus ei olnudki oluline tegelikult. Loigo väidab, et ma olevat tema kommentaarist saanud nii pihta, et ma ilmselt valasin nädal aega krokodillipisaraid ja sellepärast on mu silmad punnis.
see on väga kindlameelne väide, mis järsku kaob ära see kindlameelsus, sest et ütleb, et ma ilmselt valasin krokodillipisaraid. Ma ei tea, mul on selline tunne, et Loigo vist andis Õhtulehele inteka, et ta luges mu kirja või ei lugenud, ma ei tea, kuidas ta praegu ütleb. Siis ta andis Õhtulehele inteka, siis ta küsis, aga kes see Märt Koik üldse on? Ja siis ta vist fantaseeris seda, kuidas ma olen sellest hästi ahastuses ja hästi löödud ja hästi kurb või siis mitte kurb, sest et krokodillipisarad. Ja nüüd 3 aastat hiljem, kui ta meenutab seda, siis ta peab seda enda fantaasiaks või enda fantaasiat nagu reaalsuseks. Et ma ei tea, minu arust terved inimesed üldiselt teevad vahet sellele, et mis on päris ja mis on fantaasia. Aga eks faktid ei tohi kunagi ühte head lugu rikkuda, eks ole. Ja ilmselt on ka ta oma peas siis fantaseerinud selle, et tema ainus kommentaar oli, et kes on Märt Koik, et tegelikult tema kommentaar oli pikem, eks. Ja loomulikult Loigole omaselt on torge minu välimuse pihta, kes on lugenud minu avalikku kirja, see on all descriptionis olemas. Siis nemad teavad seda, et kui ma olin oma avaliku kirja ära kirjutanud, siis ma jätsin sinna alla sellise spikri, mida ta saab kasutada, kui ta tahab mind hakata isiklikult solvama, sest et see on tema modus operandi. Ta tegi Roosa Baranikasega samamoodi, et ikkagi isiklikud rünnakud välimuse kohta ja kõik see on, see on see, mida talle teha meeldib. Ja ma jätsin talle spikri ja selle spikris kõige esimene asi oli see, et mul on punnis silmad. Ja ta seda tol hetkel ei kasutanud ja ma arvan, et sellepärast, et see oli seal nimekirjas. Aga ma ei tea, see on minu poole puhas spekulatsioon, aga nüüd ta toob just nimelt selle kõige esimese asja välja, et mul on punnis silmad, et see inimene on uskumatult etteaimatav tegelikult. Ja nüüd vahemärkusena täpsustaks ühe asja ära. Minu silmad ei ole tegelikult punnis. Kui mind vaadata profiilis, siis te näete, et minu silmad on tegelikult üsna sügaval mu kolba sees. Vastupidi, mu silmad on tegelikult aukus, mitte punnis. Mu silmad on suured. Selle kohta sa võid aasida, et mul on hästi suured silmad, suured nagu tõllarattad, mida iganes. Punnis silm tähendab seda, et silm punnitab ju kolbasest välja. Kui sa mu nägu vaatad, sa näed, mu silmad on aukus. Kui sa tahad mu nägu solvata, tee seda vähemalt täpselt, eks? Ja tegelikult ma ütlen ausalt, ega ma ei ole ka päris kindel selles, et Kristi teab, mis asi on krokodillipisar või mida see väljend nagu tähendab. Et krokodillipisarate see väljend tegelikult pärineb ühest legendist, mis räägib sellest, et krokodill nutab, kui ta sööb oma saaki. See tuleneb siis sellest, et kui krokodill on maismaal, siis ta silmad kuivavad ära ja siis tema pisarakanalitest hakkab tulema pisaraid, et niisutada tema silmamuna. Ja kuna krokodill sööb maismaal, siis on nähtud nii-öelda, kuidas krokodillid sõid ja nutsid samal ajal. Ehk siis sellega nagu viidatakse justkui silmakirjalikkusele, mida krokodillipisarad ka tegelikult tähendavad, ebasiirast emotsiooni. Ja ebasiire emotsiooni tõttu ei lähe silmad paiste, Kristi, päriselt. Et kui ma päriselt tönniks, siis läheks silmad paiste küll, jaa. Aga siis need ei oleks krokodillipisarad, sest et krokodillipisarad tähendavad midagi muud. Et ma võin tuua ühe hea näite, mida võib näha kui krokodillipisaraid. Näiteks see, kui Kristi Loigo on avalikul üritusel, on laval ja räägib sellest, kuidas talle läheb korda noorte inimeste vaimne tervis ja siis pärast kritiseerib ühte noort inimest, rünnates tema välimust. See on näide krokodillipisaratest. Ja nüüd me jõuame siis tema kommentaari lõppu. Nimelt on seal üks link ja mulle suureks üllatuseks viib see link Võhkarite TikTok'i, mis on siis üks TikTok, kus kohas me räägime sellest, kuidas kohus arestis Kristi Loigo ettevõtte varasid. Aga ta kirjutab sinna, et meie panime millegagi puusse ja et varsti on meil endil puuks. Ma vaatasin seda klippi 3 korda, vaatame nüüd koos 4. korda, vaatame terve selle terviku ära, see on peaaegu 3 minutit, vaatame selle ära, üritame aru saada, milles probleem on. Häid uudiseid. Minu suur sõber Facebookis kunagi. Kristi Loigo, kes... Sa isegi ei tea, kes sa oled, mis seletas. Kes väitis, et ta ei tea, kes ma olen ja siis ta ütles, et ma isegi ei lugenud seda kirja, mis Märt kirjutas, sest et see oli sisutühi, mis tekitas minus küsimuse, kuidas sa saad öelda, et see on sisutühi, kui sa seda lugenud ei ole. Fucking gotcha, bitch! Aga... Fletcher Reed oli selle nimi seal Laieris.
saad aru, Andres pidi otsima seda. Fletcher Reed, Mr. Reed, mingid kohad mul lihtsalt elavad peas, ainult free. Palun jätka, Kristi Loigo, kes oli sinu sõber ja enam ei ole. Boom. Pikk jutt on sitt jutt, nagu me kõik teame, aga tänane saade on 2,5 tundi. Ei ole. Tegi kodutunde saadet ja siis teda kahtlustati selles, et ta on ilgelt palju pappi pannud kõrvale ja lihtsalt selle sisuliselt endale võtnud. Ta kes Pealtnägijas, Andy on siin öelnud ühes saates enne ka, et Pealtnägija on see koht, kui inimesed lähevad ennast puhtaks pesema. Ma ei ole sellega siiamaani nõus. Küll aga Kristi Loigo proovis seda igal juhul teha. Ja see kukkus teil nii sitasti välja, et kui ajakirjanik küsis ta käis Intek ajal, et aga maja remont, et kuidas sellega on. Ei, sellest me praegu ei räägi. Et ühesõnaga see väga ebaõnnestunud kõik. Mulle meeldib, et sa tsiteerid selles mõttes vähemalt õigeid asju, sa ei ole mingi kuradi liivakasti Parvi, kes mingisugust filmi tsiteerib, vaid sa ikka suuri mõtlejaid tsiteerid. Jaa, Andres Jääger ja Kristi Loigo, väga hea. Sitting on the tree. Oli uudis, et kohus arestis Kristi Loigo ettevõttelt üle 140 000 euro jagu varasid. Harju maakohus arestis prokuratuuri taotlusel jaanuaris Loigo ettevõtte OÜ Õuetuba pangakontolt 105 000 eurot ja veel 56 000 euro eest võlanõudeid. Eilse kohtumäärusega vabastas Tallinna ringkonnakohus aga aresti alt pea 5 tonni, sest kahtluses näidatud numbrid ei klappinud. Siis on siin ka meelde tuletus, et kodutunde produtsenti Kristi Loigot kahtlustatakse televaatajate ebaõige ettekujutuse loomises, millega jäeti prokuratuuri hinnangul mulje, et saadavad annetusi kasutatakse üksnes heategevuslikel eesmärkidel ehk vähekindlustatud perede elamistingimuste parandamiseks. Loigal hakkas see pask pihta juba aastaid 3 tagasi. Ühesõnaga, kui peaks tulema süüdimõistav kohtuotsus, siis on puuks. On puuks. Nii, klipp vaadatud. Kristi, millega me nüüd puusse siis panime? Miks meil puuks on varsti? Sest et mina ei saa aru. Me oleme selles klipis ja me ütleme, milles sind kahtlustati. Ja mina ütlen seal siis veel seda, et kui tuleb süüdimõistav otsus, siis on puuks. Need on kõik faktiväited. Ja need olid ajakirjanduses olemas. Sind kahtlustati nendes asjades, on ju, mis me üles loetlesime. Ja kui sul oleks olnud süüdimõistav kohtuotsus, siis oleks puuks on, see on ju ka fakt ju tegelikult, ei või? Millega meil puuks on? Ma ei saa aru, või on see, et sa ei ole suuteline teksti jälgima? Et jah, selles mõttes, ma olen 100% kursis sellega, et sinu kohtuasi tahetakse ära lõpetada, kuna see on kestnud liiga kaua, et kas see on nagu mõttekas seda protsessi edasi pidada. Aga ma ei saa aru, millega meie puusse oleme pand. Et ma ei saa aru, kas siin on mingi ajuvere jooks või see on ka mingisugune veider fantaasia. Et äkki sa kujutad ette, et mina ja Andreas oleme selles klipis ütleme seda, et Kristi Loigo täiega varastas päriselt ka ja ta mõistetakse raudselt süüdi. Need on asjad, mida me videos ei ütle. Iga suvaline luulu ei ole reaalsus. Aga ma jään ootama, et mis see puuks meil siis varsti on. Sest et see kõlab seal natukene nagu ähvardus. Can't fucking wait. Aga see on väga tore, et sul see link oli kohe võtta. Et ilmselt sa olid selle lingi endale siis ilmselt, ma ei tea, salvestanud, millegi pärast olid sa selle endale talletanud. Ma ei tea. Ju ma siis olen sulle varba peale astunud. Ja kui sa oled selle video, Kristi, nüüd ära vaadanud, kui sa oled vaadanud, ma iseenesest natukene kahtlen, kas sa lõpuni kannatad sükst asju üldse vaadata, siis pane hullu ja ära unusta solvata minu suuri või punnis silmi või minu aukus silmi või võta midagi hästi lihtsat. Võta näiteks see, et mu särgi peal on lammas ja et siia alla on kirjutatud uhke lammas. Ütle, et ma olen lammas. Järgmise korrani.